külaline Lauri Läänemets, endine Väätsa vallavanem, kes räägib selle piirkonna, antud juhul siis Väätsa piirkonna kogukonna loo. Et palun, Lauri, sõna on sinul. Seda Väätsa kogukonna lugu ikkagi rääkida ei saa, sest see on arvatud väga pikk, aga mina olen seal olnud ainult ju lühikest aega. Et ma saan aru, et siin saalis on rohkem neid, kes on Väätsal käinud ka, on. Et mõned inimesed vist on. Väätsa koha pealt, et mis on pannud mind uskuma, et igal pool Eestis on kõiksugu asjad võimalik. Kõigepealt mu taustast, kuigi kõik arvavad, et ma olen pärit Tervamaalt ja Väätsalt, siis ma seda ei ole. Ma olen üles kasvanud ikkagist Tallinna linnas või Tallinna linna külje all ja 20 aastat elasin seal oma elu esimesest poolest elasin kommunaali vanas suusabaasis. Et mul oli kogu aeg suusabaasis on tantsupidu, et seda kasutati väga palju pidudeks seda. Et seal ja teine pool minu elust möödus vanema vanase juures Lõuna-Eestis Põlva-Võru vahel ja seal anti kaasa kõik vajalikud oskused alates lehma lüpsmisest, lõpetades kombainiga põllu peal käimisest või heinateost, kõik sellised asjad. Nii et ühel hetkel, kui ma Väätsale tööle läksin, siis ma avastasin, et seal on täpselt see keskpunkt, kus kohas on nagu natuke Tallinnat ja natuke Lõuna-Eestit, nii et mulle väga meeldis. Põhimõtteliselt sama tore kui teil siin. Vaata, et see vahe on nii väike minu arvates. Aga ja ma Väätsale sattusin niimoodi, et minust sai vallavanem seal, et seal eelmine vallavanem oli pärit Tartu linnast ja Arno Laur ja temast sai Tartu abilinnapea pärast valimisi ja siis öeldi, et otsime uut vallavanemat, mina ei tea, miks mind valiti, nad siiamaani ei ole öelnud, sest seal olid endiselt Türi vallavanemad ja kõik mingid muud tüübid ja mina olin selline noor tüüp ja võeti, aga oma nagu risk oli, et ise teavad, miks nad seda tegid. Ja enne seda ma lihtsalt Väätsal olin, kuna seal on Kaitseliidu üks vana koolimaja on Kaitseliidu õppebaas, siis ma olin enne seda ainult käinud Väätsal planeerimas, siis või rühmaülema kursusel õppisin, siis joonistasin seda Väätsa kaitseplaani. Nii tore oli hiljem vallavanemaks minna, et olin juba planeerinud selle aleviku kaitsmisena. Aga selline oli see taust. Ja kui ma vallavanemaks läksin, siis öeldi erinevaid asju, et teate, meil on niimoodi ja niimoodi. Ja üks sõnum oli selline, et teate, meil oli ennem siin 9. mai kolhoos ja inimesed on harjunud, et keegi ei pea siin midagi tegema, et kolhoos tegi kõik ära. Ja nüüd nad ootavad täpselt sama vallavalitsuselt, et vallavalitsus teeb kõik ära, inimesed teate midagi siin ei tee. Aga ma ei tahtnud seda värki uskuda, sest minu arvates inimesed teevad igal pool alati väga toredalt. Tegelikult tegid enne ka, et ärge minu jutust valesti aru saage ja Väätsal tehti enne seda, kui mina sinna läksin või sattusin, tehti ka väga palju. Tehakse praegu ka väga palju. Et ma ei ole selle nagu asja kese, aga võib-olla mõne asjaga seotud seal. Ja siis, nagu nüüd ma püüan seda avada, siis mõne selle meie Väätsa sündmuse läbi ja võib-olla anda tähenduse neile sündmustele või sellise kogukondliku mõjuga. Et esimene asi, mida seal tegema hakkasime, ma ei tea, võib-olla olete kuulnud, me teeme seal lumememmede paraadi teeme, see on umbes 600 inimest osaleb selles ja 1500 lumememme sinna kanti tavaliselt tehakse igal aastal. Selle mõtte ma sain siis, kui ma ülikoolis käisin Tallinna ülikoolis ja ükskord meil oli seal jälle mingi tudengi esindajana, alati vaja protestida ja meeleavaldusena. Et siis oli jälle vaja midagi teha, mingi teema oli õhus ja lumi oli mahaldunud ja suures linnas tavaliselt läheb väga kiiresti mustaks, aga siis oli ilus lumi. Ja on Marilisiga muide koos möllesime seal kohe. Ja toona mõtlesin, et väga äge meeleavaldus oleks see, et teeme ülikooli ette, et see on, ma ei tea, 200-300 meetrit siukest teejäärt, et teeme lumemöömed, paneme sildid sõnumiga kätte. See on nii efektne pilt, et kõik Eesti meedia oleks seda täis olnud. Aga täpselt siis see lumi sulas ära just. Kui ei saanud mõtet teostada. Ja Väätsale minnes siis Väätsa asub Paide ja Türi vahel ja siis see tee, mis läheb Paidesse, sealt kõrvalt läheb kergliiklustee. Nagu kohta, kus toimub. Loomulikult seal on see töökohtade nii muude teema veel juures, aga kui need on nagu lahendatud, siis ikkagi see, kus toimub. Ehk siis need inimesed saavad, meie kogukond saab tegelikult väga palju tähelepanu, tagasisidet ja lõppkokkuvõttes seda, milline Väätsa välja näeb,
kujundavadki need inimesed. Igal inimesel on võimalik kujundada seda Väätsa lugu. See ei ole niimoodi, et seda kujundab ainult vallavanem või seda kujundab ainult koolidirektor, on ju, nii nagu mõnikord võib juhtuda, vaid iga inimene tuleb, teeb ära oma lumememme ja siis noh, nii-öelda kui see vastu kajab, siis ta tunneb, et tema on teinud. Ja minu arvates Eestis on see suur väljakutse, et meil on, ma tean, et sotsioloogid ütlevad, et see on võib-olla selline teaduslik asi, aga Eestis on palju inimesi, kes tunnevad, et neil selle riigi nii-öelda arengus on seda rolli vähemaks jäänud. Ja minu arvates see on see näide, kuidas kogukond saab inimestele pakkuda seda rolli nii-öelda millegi loomisel ja suureks tegemisel. Ja see on selles mõttes väga oluline, et kui sa tunned, et sinu panus on oluline, siis sinu jaoks on see riik ja sinu jaoks on see vald ja kõik need asjad on olulised, on ju, et noh, eriti arvestades, mis täna kõik maailmas juhtub, on ju, ma arvan, see on väga oluline asi. See kogukonna värk on selles mõttes väga, väga tugev ja oluline liib. Et see on see lumememmede asi. Siis teine asi, mida me teeme, on vaateaknad. Ma ei tea, kas keegi teab teist nendest Väätsa jõuluvaateaknad, aga väga tore, väga tore. Hea tulge. Sellel aastal me teeme neid rahvamajale ja seal kõrval kohvik ka. Sellel aastal oli vist 152 vaateaknad. Ja see mõte või loogika tuli sellest, et käid kuskil Euroopa riigis jõulude ajal või enne jõule, näed, et kaubamajadel need suured vaateaknad, väga ägedalt asjad liiguvad, aga Eestis ei ole seda. Ja siis, noh, alguses oli mõte see, et ütleks mõne kaubamajale, et tehke, noh, maksab natuke, aga tehke. Ja siis üks päev sai kuskil seal Väätsa vahel kellegiga mõeldud, et aga miks peavad kaubamajad tegema? No, et teeme selle ise. Ja niimoodi see kogukond teebki, meil on sellel aastal tegi neid vaateakneid umbes 150 inimest ja väga erinevad on meil, väga ägedalt tehakse ka, et Väätsa meil on eakate kodu, on ju, seal on umbes 40 inimest vist on. Ja see eakate kodu võtab alati osa, üks aasta nad vist pool aastat valmistusid selleks vaateaknende tegemiseks, pisikesed 500 pisikest mütsikest, mis siis liikusid akna peal üles alla. Olid kõik käsitööna tehtud, fantastiline, väga fantastiline. Lasteaed alati ja lasteaed niimoodi, et noh, läbi laste võetakse kõik need lapsevanemad kaasa ja siis need meisterdavad mingi asja ja siis pannakse sellele ühele aknale sinna. Kõik spordiinimesed, kultuuriinimesed, kool, jahimehed, noorkodkad, kodutütred, ma ei tea seal, kes need modelismi ring on ju, tantsijad, põhimõtteliselt kõik kogukonna erinevad osad siis teevad oma akna ja kui meil võimalik on, siis paneme need aknad liikuma ka, et see on natuke keerulisem asi, meil on ühed noormehed, kes Tartus ongi elukutselised leiutajad, tulevad kohale ja teevad sellist, on nii-öelda abiks selle koha pealt, et saaks need asjad liikuma panna ka. Seda sündmust nagu lumememmesid ja kõiki sündmused me oleme teinud niimoodi, et mitte nii, et tulevad jõulud ja siis on üleskutse, et hakkame tegema, vaid see praktika on minul gümnaasiumiajast pärit, kuna õpilasesindaja kunagi olin koolis, siis korraldasime koolipidusid, üritusi ja siis alati mitte pärast seda üritust, mis me koolis, ma ei tea, stiilipäevad midagi nii korraldasime ja mitte pärast seda, vaid ka enne selle sündmuse toimumist alati rääkisin kooli peal, 800 õpilast oli minu koolis. Kõik suurem osa nendega küsisin, et mida sa tahad, mida sa ootad, niimoodi arutasime, milline see üritus peaks olla. Isa ütles, ta kirjutas sulle raamatusse. Isa kägi. On küll. Ta kipub niimoodi tegema. Ütlesin ka nii. Sa ütles midagi, kirjutasin sulle raamatusse. Väga hea. Seda jäävale seob. Jaa, no ei saa ebailus olla. Hea Lauri, aitäh, hoia ikka kogukondade lips kõrgel ja ära iial unusta lihtsalt maainimest. Pajusi küla selts 4. märtsil 2022 Pajusis. Aitäh sulle! Väga äge, väga äge. See on kõige parim asi, mida üldse kinkida saab, on oma koha peal tehtud toiduasjad ja kõik muud. Et kui ma Jõgeval käisin, sain neid Jõgeva kollast kartulit, ma olin väga õnnelik ja väga rahul, et see oli väga tore. Aga ma kuulasin sind üle kõrvaga.
Kuidas me sattusime täna siia? Tegelikult peasüüdlane siin paneb kapsast sisse praegu. Me oleme nimelt Jüriga riigi piruka juures. Jõgeva riigi majas oleme ametnikud, et teil ja kõigil meil oleks parem elu. Jüri töötab seal oma erialal ja mina töötan seal oma erialal. Oli juba siin oli esimene. Ma annan need, kus sa istuda vastu. Lõõtsapäevade poolest, siis ei ole siin kahtlustki, see on Arvo Pärt ja Uku Aruvalts. Tubli tüdruk. Aina kuulan möödumas ma võõraid samme. Miks küll üldse püüan leida omi neist? On vist minu jaoks must ammu kustunud ammu. Möödud siin ja